siit lahkuvad linnud ja taevas on värve täis. Veel särab küll päike, kuid suvi on jäävalt läinud. Kuid see päev mind kurvaks küll ei tee, sest nii kaunis on sügis, täis lehti metsatee. Nii valged on pilved, nii punased pihlapuud, nii küpsed on õunad, kuid kõle ja külm on tuul. Kuid see päev mind kurvaks küll ei tee, sest nii kaunis on sügis, täis lehti metsatee. Kuulutan Räpina Aianduskooli õppeaastas avaaktus avatuks. Tervituskõneks saab sõna Räpina Aianduskooli direktor Kalle Toom. Kallis koolipeale, õpilased ja kolleegid, austatud president, vallavanem, külalised. Tänasele päevale ja aktusele mõeldes tuli mulle meelde üks aastate tagune ettekanne, kus ütlesin nii. Kõige olulisem üldse on suutlikkus vahet teha õigel ja valel, olulisel ja ebaolulisel. Selle ütlusele oli konkreetne ajend, ütles lõik 2012. aasta aprillikuisest ajalehest Sirk, kus Kaarel Tarand intervjueeris toonast haridusministrit Jaak Aaviksood. Loeksin selle lõigu ette, sest see tundub täna veel aktuaalsem, kui see oli 7 aastat tagasi. Muidugi on muutused maailmas tervikuna hoopis suuremad, kui on olnud muutused hariduses. Mulle jäi New Yorgi tippkohtumisel enim meelde Singapuri haridusinstituudi direktori ettekanne, milles väga arusaadavalt põhjendati, miks moodsas ühiskonnas on hariduse eesmärkides eelkõige väärtuste, seejärel oskuste ja alles kolmandana teadmiste arendamine. Teadmisi on meie keskkonnas tohutult. Õpetaja ei tea 1% sellest, mis on igale koolilapsele kätte saadav. Õpetaja ei tea, nii et laps ei vaja mitte niivõrd teadmisi, kuldmine õpetaja suust, vaid eelkõige oskust hea ja halva, õige ja väära vahel vahet teha ning seejärel tehnilisi vahendeid ja oskusi, kuidas selles virvaris orienteerida. Eelkõige siiski väärtusi, mis aitavad tal keerulises olukorras ellu jääda. Teadmised muutuvad kiiresti, väärtused ja oskused oluliselt aeglasemad. Investeering väärtustesse ja oskustesse on meie raskesti ennustatavas maailmas keskse tähendusega.
Teadmised kipuvad tulema ja minema, aga väärtused ja oskused aitavad ellu jääda. See on oluline muutus võrreldes meie aastakümneid harjumuspärasega, et haridus on hierarhias teadmiste, oskuste, vilumuste ja lõpuks ka väärtuste süsteem. Nüüd öeldakse, et väärtused on selgroog, eetika on esikohal, oskused teisel ja teadmised alles kolmandal kohal. Tsitaadi lõpp. 2012, 7 aastat tagasi. See oli aeg, mil sotsiaalmeedia alles oli plahvatamas. Selleni, kui Facebooki äpp jõudis meie kõigi nutitelefonidesse, jäi veel terve aasta. Ka infosõda ja valeuudiste massi puudutanud meid veel igapäevaselt. Aga juba oli sõnastatud vajadus muuta hariduse rõhuasetusi, tõsta teadmiste asemel esikohale väärtused. Sellest asjaolust algas ka õpetaja rolli muutus. Teadmiste monopolist õpilase arengu suunajaks. See on väga põhimõtteline. See on õpetajate paradigma muutus. Selle muudatuse juures mõtlesime eelkõige noortele, et valmistada neid paremini ette tulevikuks. Lastele ja noortele mõtlemisel jätsime iseennast täiskasvanuid tahaplaanile. Tasapisi ilmnes aga, et lapsed ja noored kohanevad infoga küllastatud maailmaga kiiremini ja pigem on täiskasvanud hädas netipettuste ja valeuudistega ning märkamatu väärtuste väänamisega. Püsiväärtuste olulisus tänapäeva noortele, nende dünaamilisus tekitas mööduval suvel minus tõelise ohoo-efekti. Alates tsellulooside tehase rajamise ideest ja inimeste koondumisest selle vastu on keskkonnateemad jälle ühiskonna fookuses, eriti just noorte inimeste jaoks. Vahemärkusena pean küll ütlema, et endise puiduinsenerina ma väga pooldan moodsa tehnoloogiaga puidutööstuse arendamist Eestis. Loomulikult teatud tingimustel. Aga et keskkonnateemad on jälle inimestele tähtsad, avaldus sel suvel hoopis ootamatul moel. Keskkonnakaitse eriala on muutunud populaarsemaks, seda ka meie koolis. Seega on noorte ootused meie koolile kõrged. Tegelikult on ka meie endi, meie õpetajate ja töötajate ootused aianduskoolile kui töökohale kõrged. Kui me oma väärtused ootused ligi 5 aastat tagasi kirja panime, siis toona oli see deklaratsioon, mida võib-olla ei võetudki väga tõsiselt. Kuid nüüd on see meie tänane päev, tänu sellele on meie kool täna palju parem paik kogu kooliperele. Et mitte maailma parandamise koorma on kohe esimesel koolikohal kokku kukkuda. Mõtleme täna selle päeva, kuidas meil aianduskoolis läheb. Täna on meil pidupäev. Algab uus aasta. Lilled õitsevad, puuviljad valmivad, meil on koolis uusi õpetajaid, palju uusi õppijaid. Näete, president tuli külla. Tegelikult oli kõik hästi. Räpina muusikakoolist esitab Novella Hansoni ja Jaanus Vaiksoo laulu Onu Heino. Juhendaja Margot Suur. Keegi pole teda näinud, keegi pole külas käinud.
patsi, onu Heino tore mees. Taeva poole lendab kiik, tuules lehvib üksi piik. Onu Heinol kiigub jalg, särab silme punapang. Onu Heino, tore mees. Aianduskooli perel on hea meel tervitada ja sõna anda Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaidile. Hea koolipere, ilusat uut kooliaastat. Ma just mõtlesin, et kui ma ise lõpetasin ülikooli, siis selle hetke vahele, kui minu vanim laps läks kooli, jäi 4 sügist ja need olid ühed väga imelikud 1. septembrid, sest mitte keegi ei läinud kooli. Tõsine kergendus on, et neid ei ole minu elus rohkem enam olnud, edaspidi on alati keegi läinud kooli. Ja ma loodan, et ka teil on see rõõm, et teie peredes läheb alati keegi kooli. See on eriline viis tunda rõõmu olemisest ja minemisest. Sest tegelikult paremat keskkonda mõtete sünniks ei ole, kui on kool. Mõtlemist ja mõtete üle arutamist kaldutakse vahel ka tegutsemisele vastandama, et justkui on tegude inimesed ja siis on jutuvennad, kes teevad suuga suuri losse ja kätega ei tee kärbsepesagi, aga tegelikkuses see nii ei ole. Me väga hästi teame ja teie teate seda kõige paremini, et ka kutseõppes eelneb igale teole, ka kõige väiksemale teole ikka ja alati mõte. Me mõtestame alati oma tegevust, tegu ilma mõtteta oleks ju kaunis mõttetu. Aga tänapäeval on eriti tore see, et mõnikord me võime ise mõelda ja lasta kellegi teisi teha. Teiegi kasvuhoones tegutseb ju kevadest saadik robot, eks ole? Ta külvab, kastab, rohib. Ja esialgu teeb ta seda kuuldavasti küll aeglasemalt kui inimene, aga selle muutumine on loomulikult ainult aja küsimus. Seda sorti tööd kõikjal meie ümber lähevad järjest kiiremini üle masinatele. Ja see võib tekitada küsimust, et mis siis meie inimesed edasi teeme. Et õige vastus on muidugi see, et ega töökohad ei kao kuhugile ära, et iga uue tehnoloogilise pöördega siin maailmas, kui me vaatame tagasi, võtame jällegi maaelu valdkonna, võtame tööstuspöördele, kus maal traktorid tulid ja võtsid ära nii-öelda väga palju raskeid töökohti põllumajandusest. Inimeste hõivatus põllumajandussektoris langes rohkem kui poolest ühiskonnas 3-4-5%-ni arenenud ühiskondades, siis ometigi ei jäänud ju mitte keegi sellepärast ilma tööta. Et uued töökohad tekkisid kusagil mujal ja üldsegi mitte kaugel tingimata sellest toredast maaelust. Nad olid rohkem seotud arendamisega, rohkem seotud turundamise ja müügiga, rohkem seotud põnevamate tegevustega, kui seda oli lihtlabane kõplamine ja muldamine ja kõik muu, mida said hakata tegema traktorid. Ja ilmselgelt on teie põlvkond täna ühe sarnase pöörde ees. Ja ma olen tõesti veendunud, et ka see pööre loob uusi töökohti ja loob neid uusi töökohti ka just nimelt valdkondades, kus me traditsiooniliselt näeme, mida me oleme pidanud selliseks kätega ja ise tegemise valdkondadeks, nagu seda on kutseharidus. Tegelikult on ikkagi see, mida meilt ükski masin ära võtta ei saa. See on inimeseks olemise kõrge kunst. Teie täna õppijad, homsed tööturul toimetajad, teie töö on vähem füüsiline ja märksa rohkem on teie töös suhtlemist, nõustamist, teisele inimene olemist. Ja see on tegelikult ju väga-väga tore. Ma arvan, et me kõik tunneksime väga puudust ühiskonnast, kus meie ümber ei oleks elusaid lillitaimi, ei oleks teisi inimesi, kellega suhelda. Ja just nimelt siit tulevadki järjest me näeme praegu uued töökohad, et kui 20 aastat tagasi oleks keegi öelnud kellelegi, et ta saab palka selle eest, et ta räägib inimestega üle interneti, siis see oleks tundunud täiesti absurdse väitena. Täna on see elementaarne, väga paljud inimesed just nimelt niimoodi saavadki oma elatise teenitud. Ja ma olen täitsa kindel, et ka need tööd, mida teie siin täna õpite, ühel hetkel väga suur hulk nendest
tehakse ära ja on aidatud paljude erinevate masinate poolt. Aga see jätab teie käed ja südamed lihtsalt rohkem vabaks selleks, et selgitada nendele inimestele, kes neid töid vajavad, miks teha midagi, kuidas teha midagi. Ja üks valdkond, kus ma näen, nii nagu ka teie kooli direktor samamoodi seda arengut, on just seesama keskkonnahoiu teema. Ma arvan, et kui täna vajab inimene veel kedagi, kes aitaks tema iluaia korras hoida ja ainukene töö, mis tehakse tavalises aias ära masinaga, on robotmuruniiduki tehtav töö ja loodetavasti saab neid edaspidi sättida ka natuke kõrgemale liitmise nivoole, nii et vähemasti ristikunutid jääks, et seal all õide, ma loodan, et see ikkagi juhtub, siis edaspidi on järjest rohkem tööd ära tehtud masinatega. Aga inimene vajab nõustamist mitte selles, kuidas tema aed võiks olla lihtsalt ilus, vaid selles, kuidas tema aed võiks olla keskkonnasõbralik. Iga mehe loodushoid, see on kindlasti üks teema, millega teie oma tööelus hakkate väga palju kokku puutuma. Sellepärast, et meie inimesed tahavad ju mõistes, et looduslik mitmekesisus looduses väheneb, hoida seda alles aedades ja isegi laiendada ja kujundada, ollagi oma aia pakkumises putukatele, lindudele, liblikatele tegelikult koduloojad. Aga me ei tea väga hästi, kuidas seda teha. Jah, me oleme kuulnud putukahotellidest, jah, me mõistame, et mõne aianurga niitmata jätmine võiks midagi juurde anda. Aga ma arvan, et see on valdkond, kus teil on meile tulevikus hästi-hästi palju õpetada. Ja ma loodan, et te seda teete. Keskkonnast veel, et ka teie kool ise on ju omamoodi keskkond, mis on hästi toetav. Just nimelt kõikide ühiskonnagruppide suhtes. Siin on palju põhikooli lõpetajaid, siin on neid, kes on juba ammu täiskasvanutena tulnud oma teist või kolmandat eriala omandama. Kindlasti on Räpina aianduskool populaarne kaubamärk just nendele, kes omandavad nii-öelda hobiharidust. Ma arvan, et see annab teie koolile erilise väärtuse. Siin õpivad vene koduse keelega noored ja täiskasvanud Ida-Virumaal. Siin on teistsuguse vajadustega õpilased Maarjakülast, Urvaste koolist. Ja iga-aastaste õpilaste taimeprojektide kaudu on teil ka tegelikult võrgustik ja tuhandeid sõpru koolides üle Eesti. See ei ole tavaline kool. See on väga suur rikkus, mille te olete siin loonud. Ja te olete siin selle loonud koos oma õpetajatega lihtsalt sellepärast, et te tahtsite. Te arvasite, et sellist kooli on Eestile vaja. Ja teil on olnud õigus, nii et ma loodan, et teil jätkub uute teadmiste ja oskuste omandamise kõrval, mida tavaliselt ikka kooli nõutama tullakse, kogu aega mõelda, rääkida omavahel, rääkida kaasõpilastega, just selleks, et sünniksid sellised uued toredad mõtted, mida saaksite üheskoos idandada. Mõte idaneb ka päris hästi, mitte ainult seeme, nii see kord juba on. Ma arvan, et selleks, et paremini mõista ka tulevikku ja olla üksiti õnnelik meie oleviku üle, tasub alati ka mõelda selle peale, kust me tuleme ja selle peale, kui palju lillelisem ja kena on iga eestlase ümbrus täna, võib-olla kui ta oli 20-25 aastat tagasi. Meil ei ole enam sööti jäänud põlde, meil on küll intensiivne põllumajandus, aga meie maastikud on hooldatud. Meie koduaiad on imeilusad ka möödasõitjatele. Eile just andsin välja Eesti kaunima kodu auhinnad, mida me teeme igal aastal. Ja neid auhindu oli 60 kokku, on selliseid auhindu üle antud 1600. Nii palju ilusaid koduaedu. Ja ükski selline aed ei ole ju ainult selle aia peremeestele. Enamus aedu on ka möödasõitjatele, mööda lendajatele, kui me mõtleme putukatest. Nii et see panus, see ilusa aia kultuuri, ilusa kodukultuuri arendamise panus siit koolist on tegelikult väga suur olnud ja täitsa nähtav iga päev meie ühiskonna elus. Aitäh teile selle eest. Jõudu! Sel suvel 1. juunil tähistas Räpina aianduskool 95. aastapäeva. Vaatame koos lühikokkuvõtet juubelipidustusest.
peame kõik koos kooli 95. sel päeval. Koolipäev on tublisti pingutanud, et kõik oleks ilus ja korras ning tänu meie eelkäijate pingutustele on meil palju, mida korras ilusam hoida. Nii on koolimaja on vaba kujundus sellele eluperioodile, mille oleme koolis juhtinud ja töötanud, see ühendab neid siinolijaid üle aastate ja aastakümneid. Selles mõttes on aianduskooli inimesed, meie endised ja praegused töötajad, endised ja praegused õppijad, teenivad, et meil on 2 koolimaja, ka Lossipark ja aiad on meie koolimaja ning nende kõigiga on seotud väga palju mälestused. Kui te täna neid meenutate ja üksteisele räägite, siis ilmselt on need eelkõige isiklikud ning selgus lõbusad ja väljastud episoodid meie ühise kooli kodust. Varasemalt aega, kui tänase päeva koolidele. Koolimaja, park ja aiad, see annabki kokku 95-aastase aianduskooli kogu oma ilusa rikkuses, traditsioonides ja jumalusmeeldes. Aitäh teile, aianduskooli. Sõna saab Räpina vallavanem Enel Liin. Austatud president, koolipere ja külalised. Ma eeldan, et siin on täna natuke rohkem külalisi kui võib-olla iga päev, sest meil on täna väga suur au, et meil on külas president. Ja seetõttu ma mõtlesin, et ma ei jäta kooli kiitmise võimalust mitte kellelegi teisele, vaid teen selle ise ära. Mul on suur au öelda oma seekordsed kooliaasta avavad sõnad meie presidendi kuuldes. Meie Räpina aianduskool on nii hea kool, et võib-olla mõni tulevane presidentki saab selle kooli lõpetamise kirjutada oma eluloosse. Kool, mis peaaegu sama vana on kui meie riik, on mitmeid kordi olnud sulgemisohus, kuid alati on selle juhid ja kogukond suutnud selle ära hoida. See kool on hea, sest oma mõtet otsides on ta asunud toetama meie haridusvaldkonna üldist motot, mis on elukestev õpe. Siin õpivad õpilased tavamõistes, olles äsja lõpetanud põhikooli või gümnaasiumi, õpivad õpilased, kes on omandamas mitmendat oskusharidust. Suur tänu ja au koolile, kes on leidnud võimaluse õpetada noori, kes ei saaks hakkama tavakoolis. Ja suur tänu koolile, mis vaatab riigipiiri taha ja mõtleb eesti keele üleselt. Aiandus, maastikuohitus, tekstiiliõpe, floristika
Tegelikult ei ole need kerged alad. Need töökohad on aegade jooksul olnud füüsiliselt väga rasked, rääkimata sellest, et nõuavad suurt kohusetunnet, keskendumisoskust ja suures plaanis väga laia silmapilti. Ka siin on mul öelda koolile vaid kiidusõnu. Järjest rohkem õpetatakse õppijaid kasutama tänapäevast infotehnoloogiat, muutmaks tulevast tööelu lihtsamaks, efektiivsemaks ja huvitavamaks. Head esmakursuslased, just sellise tubli kooli olete valinud kujundama tulevast eluteed. Soovin teile palju põnevaid aastaid Räpinas ja soovin, et kõigile täna alustajaile saan ma öelda millalgi oma igakevadised sõnad, et te olete meie Räpina hea tahte saadikud oma kodukohtades, kuhu te lähete haritutena. Ja lõpetuseks tuli mul meelde Eesti lipulaulu sõnad, et kaunistagem Eesti kojad. Kaunistagem need Eesti kojad oma kätega ja Räpinas saadud oskustega. Siis on meie presidendil, tulevastel presidentidel ikka põhjus kutsuda kokku kõik kaunite kodude pererahvad üle Eesti, andmaks neile üle tänukirjad ja uskuge, me muudame niimoodi oma Eesti maad veelgi ilusamaks. Edukat kooliaastat kõigile! Täname Eesti Vabariigi presidenti ja vallavanemat osalemaks meie kooli õppeaasta avaaktusel. Ühtlasi soovime presidendile, et tänasest algav Põlvamaa visiit oleks sisukas ja meeldejääv. Nüüd kuuleme taas laulmas Alfredit, kes esitab Villu Valdmaa ja Raino Onkeri laulu Kahjutuli saab alguse pisiasjadest. Suusi sees ja muusi sees, triikraudaina
sellel õppeaastal alustavad õppetööd aianduskoolis 67 statsionaarse õppeõpilast ja 211 mittestatsionaarse õpilast. Aga täna teeme tutvust statsionaarse õpilastega. Ja ma palun teid niimoodi, et need esimese kursuse õpilased, et tulete terve kursusega siia kohale, et siis teil on nagu julgem, et esimesel korral äkki on ühekaupa nagu käia veidi hirmutav. Ja alustame aiandusõpilastega. Liis-Marielle Koppmann, Katre Nool, palun hakkame tulema. Annabel Palm, Eliise Truu, Karmen Veidetal, Aurora Verland, Maia-Liisa Aasna, Kertu Juhkov, Karl Niitso, Karina Sasonova, Kristi Umbleja, Kaia Üleoja. Ja aednike kursuse juhataja on Katrin Kivistik. Noorema aednikest alustavad sellised õpilased. Veronika Sirjanova, Anastasia Kergel, Svetlana Pooman. Palun tulge siia. Diana Ivanova, Genevieve Jerisjenko, Viktoria Kaljuka, Alisa Malõševa, Nikolai Petrov, Nikita Rotkin, Julia Semernia, Sergei Sirjajev, Sofia Šitnikova, Ulfira Suudas. Abiaednike õpet alustavad Maarja külarühmas Mati Liiv, Nadježda Pisareva, Mart Kuustalu, Anastasia Vassiljenko. Aitäh, Edu pingutas. Floristiks tulevad õppima Margarita Parinova, Agnes Eelsoo, Alina Ivanova, Kaisa Palm, Kirke-Kristiina Pops, Kristin Samoilov, Alisa Semjonova, Aleksandra Šulina Tareikina, Laura Aru, Kaidi Keir-Kukk, Julia Surovjova, Aleksandra Sõganova,
Marita Vaikjärv. Aitäh, edu õpingutele! Keskkonnakaitse erialale tulevad õppima Agnes Jaaksoo, Ülo-Siim Kaisel, Maarja Major, Allar Ajumägi, Kristlin Pops, Oliver Veske. Keskkonnakaitse kursuse juhataja on Õnne Rämman. Enne kui jätkan, jäi vahele siin floristide kursuse juhataja on Irma Samoldina. Maastikuehituse eriala Karmen Dementjev, Kenar Keit Käärik, Kasper Lõiv, Elisabeth Montarovskaja, Katariina Montarovskaja, Siim Robin Noorem, Alvar Novikov, Joonas Unnist, Hanna Reinart, Meilin Trinity Saksing, Monika Savi, Egert Aug, Aivar Jaanus, Violetta Johanson, Marge Kaev, Maksim Maksimov, Urmas Nõlksepp, Sofia Saadikova. Edu õpingutes. Maastikuehituse kursuse juhataja Katrin Kivistik. Ega need kursuse juhatajad sama koha pealt ei saa, te peate ka ette tulema ennast näitama. Katrin Kivistik, Irma Samoldina ja Õnne Rämman. Maarja külas on ka kursuse juhataja. Vabandust. Ja palun siis. Maris Leil. Aitäh. Õpilased ongi nüüd kõik nimetatud. Aga lisaks õpilastele alustavad seekord aianduskoolis uut õppeaastat ja täitsa uut tööpõldu ka mõned õpetajad. Palun lehvitage, keda nimetan. Aianduse õppeks tulevad õpetama Marge Staarast. Marge. Maastikuehituse õpetaja Maris Rebane.
pildistamine toimub koolimaja ees.